Tallinn paigaldab täna siia Juhkentali parki esimest moodulvarjendit, mis muide on kasutusel ka Ukrainas ja räägitakse, et see on nii tugev, et kui ka ümbruskond on maha pommitatud, siis selline varjend jääb püsima. Kurjad keeled on muidugi juba öelnud, et Tallinn valmistub sõjaks, aga nii see ei ole. Pigem on tegemist valmisolekuga. Kerkib varjend, kuhu peaks mahtuma kuskil ligi 30 inimest. See on moodulvarjend, ma saan aru, et... Jah, täpselt, jah. Et seda on võimalik pikendada, aga öelge palun, miks nüüd ja miks just siia? See on praegu koht on nagu linna valik. See on nagu nii-öelda esimene proovikivi siia. Juhuks kui äkki juhtub midagi, siis on vähemalt meil üks pretsedent olemas, kus kohas tõesti saaksid kas või siin spordiüritusel või kuskil lähedal jalutavad inimesed saaksid nagu varjuda. No aga öelge, kui kindel see varjend on? Varjend on väga kindel, kuna antud hetkel see varjend on otseselt toodud nii-öelda siia Ukrainas ja nendes kohtades, kus kohas juba see sõjategevus käib. Saame sinna sisse ka praegu vaadata, et ma saan aru, et kohe hakkab kraana uusi detaile tõstma, siis on vist veidi ohtlik. Siis ei tohikski sees olla. Aga kas jääbki niimoodi, et paljad betoonseinad ja siis selline kaarkatus siia peale? Ja täpselt niimoodi jääbki. Ja siin tuleb oma valgustus ja selleks nagu piisab. Aga mis siis nagu see plaan selles mõttes on, et meil on ju hetkel rahuaeg, et me seda nagu ei vaja, kas siin ikkagi siis hakkavad mingid tegevused toimuma või? Nagu on meil praegu ka rahuaeg ja meil siis kaitsevägi on vaja. See on sama põhimõte, on see, et me valmisolek peaks nagu olema. Päästeameti hinnangul on Eestis juba täna tuhandeid ruume, mida oleks võimalik väiksemate kohandustega kasutada varjumiskohtadena. Samas ei tea paljud inimesed endiselt, kus nende lähim varjumisvõimalus üldse asub. Seal, kus on inimesed, siis seal on ka kindlasti vaja avalikke varjumiskohti. Et Tallinna linnas täna on suurusjärk kuskil 54 avalikku varjumiskohta ja arvestades, et pool Eesti elanikkonnast on Tallinnas ja Harjumaal, siis kindel soovitus on siia neid varjumiskohti juurde tekitada. Aga kindlasti ei ole need ainult sellised avalikud varjumiskohad, mida meil juurde vaja on, et inimesed ise ka nendes kortermajades võiksid mõelda, kuhu nemad lähevad siis, kui peaks toimuma ikkagi ohuteavitus ja on oht, et pead varjuma. Voilà, 2 tundi on möödas ja näete, varjendil on katus peal. Ja abilinnapea Tiit Terik, küsikski nüüd kohe teie käest, et kas see jääbki see varjend selline või on ikkagi mingi plaan ka, mis seal ta lahti on, mis sinna sisse tuleb ja kuidas see betoonehitis võiks vähem silma riivata? Ja tõepoolest see varjumiskoht on Tallinnas esimene ja selle paigaldamise lõppedes me loomulikult vaatame ka selle esteetilise poole üle, et kas teda siis mingi taimestikuga katta või mõne muu esteetilise elemendiga. See, mis sinna sisse tuleb, on samamoodi siis mõned istumiskohad. Esimene oluline asi, mida inimene varjudes vajab, on tõenäoliselt ka vesi, aga igapäevaselt need uksed on senikaua lukus, kuni meie ohuhinnang ütleb seda, et see on vaja avada, nii et need inimesed, kes mõtlevad, et sinna leiavad kodutud oma tee ja saavad seal hakata mõnusasti elama, et siis ei. Senikaua, kuni ohuhinnangud ütlevad, et seda vaja ei lähe, senikaua on tema uksed lukus. No aga mis plaan üldse linnal on? Kas selliseid varjendeid tuleb veel ja see on ju pikendatav, et kas on ka plaan võib-olla laieneda või? Jah, tõepoolest me oleme kaardistanud erinevaid kohti, kuhu linnas võiks mobiilseid varjumiskohti paigaldada. See esimene siin on Tallinna linnal saadud kingitusena ja siis saame juba teisi riigihanke käigus endale soetada nendelt, kes erinevatelt tootjatelt seda pakkumises on. Sõda Ukrainas on näidanud, et varjumine ei kuulu enam ainult tsiviilkaitseõpikutesse. Juhkentali tänavale paigaldatud moodul varjumiskoht on esimene omataoline avalikus linnaruumis. Kuid ekspertide sõnul algab valmisolek siiski iga inimese enda teadmistest, kas ma tean, kuhu minna, kui oht peaks päriselt tekkima.